Järgmisena räägime loenditest, kuidas nendega toimetada ja kuidas on neid võimalik vormindada. Täpploendi teksti taandamiseks tuleks siis toimida järgnevalt. Kõigepealt peaks teil kursor, aktiivne kursor, teksti kursor olema kas siis soovitud lõigu sees ja kui meil on tegemist loeteluga, siis iga loetelu punkt, millel on ees kas täpp või number, ongi siis lõik. Ja nüüd, kui ma soovin konkreetset lõiku, ehk siis ühte loetelu või kõiki, kui ma soovin ühte, jätan kursori siia ühe lõigu sisse vilkuma ja kui ma soovin muuta taandeid kõikidel lõikudel üheaegselt, siis kõigepealt peaksin ma nad välja valima. Ja nüüd järgnevalt siis taandamise või taande lisamine ja eemaldamine, selle jaoks tuleks võtta vormindusmenüüst akenlõik. Ja avanenud aknast tuleks siis jälgida, et valitud oleks taanded ja vahed. Ning siin on siis võimalik ära sättida esiteks taane teksti ees ja seejärel teksti järel. Ja on ka võimalik määrata ainult esimese rea taanet. Ja nüüd, kui te olete sobivad muudatused teinud, näiteks teksti ees tahan, et taane oleks 2 sentimeetrit, ja teksti järel näiteks tahan, et oleks ka 2 sentimeetrit, siis see järelklõpsan sobib. Ja näete, et nüüd see taane ongi siis tehtud 2 sentimeetrit normaalsest äärest. Ja eemaldamise jaoks samamoodi tuleb ära märkida siis kas lõik või lõigud, vormindus ja lõiguaken. Ning vastavalt siis need taande lahtritesse panna 0 sentimeetrit või siis mingi muu arv, juhul kui vaja. Ja jällegi see järel sobib. Nii et ongi nüüd taane siis eemaldatud.